Tervist, mina olen Sander ja tahtsin täna teha ülevaate Google Glassist. Enamasti on 3 küsimust, mis alati tulevad arutluse alla, kui me Google Glassist räägin kellegi. Esiteks, mis asi on Google Glass, mida sellega teha saab ja mida mina näen, kui mul on Google Glass sees. Ja kõike sellest ma tahtsingi selles videos rääkida. Google Glassi ehk otsetõlkes Google'i prillide puhul ei ole tegemist üldse mitte tavaliste prillidega, ehk siin ees ei ole klaase. Kuigi siin on võimalik neid kinnitada ja tellida, Google teeb väga palju koostööd suuremate prillitootjatega neid tuua, aga praegusel hetkel neid originaalis ei ole. Google'i prillid on tegelikult lihtsalt asümmeetriline raam. Ühel pool on lihtsalt tavaline metallosa ja teisel pool on kinnitatud aku, Google'i arvuti ning puutetundlik ala klaasiga suhtlemiseks. See on võimalik liikutada edasi menüüs, tagasi menüüs, alla, et välja minna ja peale vajutada, et menüüsse siseneda. Mida mina näen, on siin üleval nurgas on pisike ekraan, mis on 640x360 pikslit. Seda inimesele tundub see circa, kui sa vaataksid arvutiekraani, mis on umbes 25-tolline, mis asub lihtsalt siin üleval nurgas. Tegelikult ei asu üldse minu vaateväljas ehk paljud pildid, kus nagu Google'i Glass on sinu vaateväljas, tegelikult seda ei eksisteeri. See on siin üleval ääres. Kui ma tahan, siis ma vaatan seda, kui ma tahan, siis ma vaatan otse kaamerasse, nii et ma tegelikult ei panegi seda tähele. Google Glassi juures on huvitav see, et teda ei ole võimalik tegelikult kasutada iseseisva seadmena. Ta peab olema kas ühendunud Wi-Fi võrku või siis ühendatud Bluetoothi abil sinu telefoniga, et sellega üldse midagi ette võtta. Mida siis on võimalik Google Glassiga teha? Ilmselt esimene ja kõige kasutatavam võimalus Google Glassis on pildistamine ja selleks on mitu võimalust. Varem mainitud puutetundliku abil pildi tegemine, lisaks selle on siia peale paigaldatud nupp, millele vajutades ma saan pilti teha. Või siis ilmselt kõige põnevam asi avalikus kohas pildi tegemiseks, nii et keegi ei märka, on lihtsalt silma pilgutada. Ja pilt tehtud. Teine ilmselt kõige kasutatavam võimalus on video tegemine. Video saab samamoodi teha kas näiteks häälklaskusega. OK Glass. Take a video. Record a video. Mis on huvitav tähele panna see, et kui ma täpselt seda ei ütle, mis on sisse installeeritud Google Glassi, siis ta tegelikult ei tunne ära, mida ma ütlen. Ja video käib praegu. Videot on võimalik teha kas 10 sekundi kaupa või siis nuppu all hoides nii kaua, kuni aku vastu peab. Kolmas ilmselt kõige kasutatav võimalus on kõnede vastuvõtmiseks ja kõnede tegemiseks. Huvitav aspekt siin on see, et Google Glassi on sisse ehitatud kõlar siia taha ossa, mis läbi vibratsiooni ja minu luude ainult mina kuulen. Keegi teine, kes väljaspool on, seda ei kuule, kui ei ole just väga mürarikas olukord, siis ka mina seda hästi ei kuule. Lisaks on muidugi võimalus Google Glassile lisada ka kõrvaklapid, mis teeb selle oluliselt paremaks, aga lisab taaskord uue elemendi ja teeb sinust justkui nagu roboti. Neljandaks on palju kasutada võimalus sõnumitele kui ka e-mailidele vastamine, mis kõik automaatselt siia sisse laaditakse siis kas läbi Wi-Fi võrgu või läbi telefoni. Neid on samamoodi kõige mugavam ilmselt häälkäsklusega sisse lugeda ja väga lihtne on neid teha. Lisaks sõnumitele on võimalik kasutada seda ka navigeerimiseks ja sisse näitatud Google Maps, näha kõiki Google Now kaarte, sealhulgas ilmaennustus, sealhulgas aktsiahinna jälgimine ja kõik muu, mis Google Now kaartidega kaasas võib käia. Lisaks sellele on siia sisse ehitatud ka palju kolmanda osapoole äppe, mida tegelikult täna on üsna vähe, ehk siis kujutage ette Google Glassi justkui oma nutitelefoni, millel on sees ainult oma baasaplikatsioonid, ehk tegelikult ta ei ole just kõige kasutajasõbralikum. Põnevamad, mis siiamaani on välja tulnud, on loomulikult sotsiaalmeedia aplikatsioonid nagu Facebook ja Twitter ja Path, mida ma näen, ma ise olen kasutanud üsna palju. Lisaks sellele on ilmselt kõige suurem potentsiaal ka augmented reality ehk augmenteeritud reaalsuse aplikatsioonides, milles on võimalik siis reaalsusele lisada peale uus kiht. Näiteks, kui ma vaatan mingit hoonet, siis ma näen selle hoone peal, kui vanas hoone, mis selle ajalugu on, või siis näiteks, kui mul on QR-kood või mingisugune tripkoodi lugemine, siis ma saan lihtsalt kasutada näiteks Red Laser äppi, mis on tuntud telefoni peal, aga nüüd on olemas ka klaasi peal. Ilmselt Evernode'i märkmete tegemine on ka samamoodi üsna populaarne ja neid on tulemas veel ja ilmselt läbi
läbi arendajate on ka võimalik Google Glassist teha märksa väärtuslikum platvorm, kui ta täna on. Miks siis Google Glass nii oluline või miks sellest nii palju räägitakse? Ilmselt sellepärast, et lisaks nutitelefonidele, mis meie taskus on, või tabletitele, mida me kasutame igapäevaselt, või nüüd ka tulevikus Google'i nutikelladega, Apple'i poolt kohe-kohe välja tulevad nutikelladele, on tegemist täiesti uue vormiga. Google'i enda jaoks on tegemist alfa projektiga ja nad kutsuvad seda klaasiversiooni Explorer Edition ehk siis justkui nagu avastaja versioon, ehk see ei olegi tegelikult üldse mõeldud lõpptarbijale valmis olevaks tooteks. Sellepärast ka üsna kallis hinnaklass ehk 1000 naela, mis on umbes 1200 eurot, mis on väga kallis sellise tootejaks, ma arvan, sellise hinnaga nad turule tulla ei saa. Lisaks hinnale on ilmselt Google Glassil veel palju arenemisruumi ka selles, kuidas ta välja näeb. Ilmselt väga vähesed inimesed on nõus kandma nagu nii suurt kobakat oma pea küljes terve päeva. Lisaks sellele ei olegi tegelikult võimalik seda kanda terve päeva, seepärast et kui Google Glassi pidevalt kasutada, siis see peab vastu circa 3-4 tundi oma kasutuses. Mõnikord, kui vähem kasutada pildistamist, video tegemist ja navigeerimist, siis ka rohkem, aga ka see on üks suur murepunkt. Lisaks sellele on Google Glassil tegelikult siiski veel üsna vähe kolmanda osapoole aplikatsioone, mis tähendab seda, et tal ei ole väga palju igapäevaseid rakendusi. Aga milline on ikkagi see igapäevane kasutaja mugavus täna või mida igapäevaselt kasutada? Ilmselt ma olen näinud, et ma ise kasutan kõige rohkem seda kõnedele vastuvõtmises, kui ma olen ratta sees liikumas või ka kuskil tänaval olles, kuna keegi seda ei kuule ja ma saan ise vabalt rääkida, ilma et mu käed oleksid kuskil seotud. Lisaks sõnumite vastuvõtmine, kirjutamine, vastamine on tehtud väga lihtsaks, sealhulgas e-mailid. Aga ilmselt ma arvan, et kõige palju kajastust leidma on muidugi pildistamine ja video, kuna selline esimese vaatenurga vaade ei ole varem võimalik olnud, kui sa just ei taha omale GoPro'd otsa ette panna. Minu lemmik aga siinjuures on navigeerimine. Ma sõidan väga palju jalgrattaga ja jalgrattaga sõites on väga lihtne võtta lihtsalt klaas ette, öelda OK Glass, get directions to Oxford Circus. Ja olemas. Mul on navigeerimine nüüd ees ja ma kuulen kõiki juhendeid ka enda kõrvast. Nii et loodan, et teile meeldis see review ja mina lähen ja kasutan nüüd Glassi, et kohale jõuda. Tänud!